meie koolibrikirjastuses andsime välja sellise toreda raamatu nagu Kuidas metsas pühi peeti. Ja meil on kohal siin autor ja illustraator Tuulike Kivestu, kes hakkab siis rääkima sellest, kuidas seal metsas siis täpsemalt neid pühi peeti. Ja vaatasin raamatust järgi, et värskendada mälu, et millisele pühale me siis praegu kõige lähemal oleme. Me oleme kõige lähemal Paastu Maarja päevale, mis on siis 25. märtsil ehk siis ülehomme. Et selline Paastu Maarja päeva reede siis vist. Aga Tuulike on tõesti hakkama saanud suure karvasest teoga. Raamat on nii tore, humoorikas, kaunit illustreeritud, igal leheküljel saab nalja ja seal kui nalja ei saa, siis saab vähemalt mingeid teadmisi ja mingid kohad on ka päris liigutavad. Nii et annamegi sõna siis Tuulikesele, keda täna intervjueerib, küsib ja uurib välja selle raamatu saamise tegemise tagamaid Karel Korb. Ja meil on ka siin erakorraliselt klaver, nii et Johan Randvere on ka lubanud siin Tuulikese teise liini partnerina natukene meile musitseerida. Nii et aitäh, et olete tulnud ja hakkame pihta. Tere Tuulike! Tere! Siia on üks raamat ilmunud vahepeal, kui sa pole veel tähele pannud. Mina võtan raamatu kõige huvitavama lehekülje lahti. See on see lehekülg, kuidas meil olegi siis raamatus. Aha. Nii. Küljendus, Tuulike, illustratsioonid, Tuulike, tekst, Tuulike. Kõik oma liitud. Ei olnud. Et mis siis nüüd juhtunud on, et mis sinust saanud? Et kas sa nüüd oled, kes sa nüüd oled? Kirjanik, kunstnik, küljendaja? Kõik. Kuidas ennast identifitseerid pärast seda? Ma ei mõtlegi sellele, aga ise on väga tore kõike teha. Et siis sa ei hajuta ja jaga vastutust, et saad ise nagu kõik välja mõelda. Ei pea kellegagi nõus olema, ei pea kellegagi kooskõlastama. Et selles mõttes see on väga mõnus. Miks olen mina siin selles tugitoolis? Sellepärast, et ma vist olen kõige lähedasem isik sellele autorile, ehk siis Tuulikesele. Ja ma olen selle raamatu sünni, valusid, rõõmusid, kurvastusi ja rõõmuiskeid pealt näinud. Ja ma pean tunnistama, et kui millal see algas? Eelmine kevad? See algas 1. oktoobril eelmine aasta. Aiba. Aga eelmisel kevadel sa tulid minu juurde selle ideega, et teeks üks raamatu, mis räägib Eesti rahvakalendrist. Ja mina ütlesin, et issa, kuidas mulle Eesti rahva need muistend, või mitte muistend, vaid see kalender ja kõik need asjad meeldivad. Ja ma isegi kunagi mõtlesin, et kui ma jään pensionit, ma läheks sinna Vabaõhu muuseumisse, oleks seal eksponaat. Istuks seal kuskil mingisuguse kännu otsas maja ees ja siis juhataks inimesi sisse. Mul nii õudselt meeldib. Ja mõtlesin, et teeme nii, et mina joonistan, sina kirjutad. Ja peaaegu oli isegi nõus, kui sa mäletad. Aga siis läks meil nagu, siis läks asi nagu käest ära, sest mina olin nagu veendunud, et seal peaks olema nagu ikkagi inimesed. Ja üks ja sama, kas siis perekond või mingisugune seltskond, kes siis nagu läbib seda raamatut. Aga ja siis mind diskvalifitseeriti ja sest Tuulikese nägemus oli, et seal peavad olema loomad. Ja ma olen 100% nõus, et see nii läks. Et küsimus ka. Sa oled seda väitnud,
et tahtsid kirjanikuks saada juba lapsest saadik, aga hakkasid selleks paar aastat tagasi, pärast seda, kui sa olid õppinud saksofoni, lapiteki kudumist, psühholoogiat, raketiteadust ja mida kõike, et mis siis juhtus või millal sa aru said, et nüüd on õige aeg hakata kirjutama? Ma olen mõelnud aega nagu, et see on nagu iga asjaga, et see pead ju mingi kätte võtma, et see ei ole niisama, et ma olen kogu aeg ikkagi ju kirjutanud, aga mitte küll mingisuguseid lastejutte või mingit ilukirjanduslikke tekste, ma olen midagi muud kirjutanud kogu aeg. Aga siis oli kuidagi õige hetk, et see elu mängib nagu selle hetke kätte, et kui sa ikkagi midagi väga tahad, siis sa nagu saad seda, vähemalt mina saan. Selles on sul õigus. Jaa, et aga ikkagi see on nii hea idee, et kui seda raamatut poleks, siis ma tahaks, et sa kirjutaksid selle minule. Mul oleks nagu väga hea meel, aga nüüd on juba hilja. Et kuidas sa üldse tulid selle peale siit nagu nii ägeda idee peale? Tegelikult selle idee peale ma tulin väga ammu, et ma töötasin pikalt Viljandi Kultuuriakadeemias 16 aastat ja sa Viljandis töötad või Viljandis elad, et ega see ei ole võimalik, et sa jääd kuidagi rahvakultuurist puutumata. Ja siis ma juba siis mõtlesin sellele, aga nagu ma ütlesin, et ei olnud õige aeg. Selge. Aga äkki sa siis kirjeldad, kes need loomad siis on seal metsas, kes seal raamatus figureerivad ja miks on mõned loomad välja jäetud? Näiteks ma lugesin selle raamatu läbi täna ja ma ei kohanud ühtegi mäkra seal. See on selline kuidagi Eesti metsade selline raske kahurvägi, et keda on ka väga mõnus joonistada ja võib-olla kes on siis ka, kelle seda nagu karakteristikat või iseloomu on ka kuidagi lihtne edasi anda, et mõnes mõttes võiks öelda, et see on hästi stereotüüpne, et selle raamatu rebane on täpselt nii, nagu kõik me rebast ette kujutame või et need, ilmselt need mõjutused tulevad kõik ka ju enda lapsepõlvest, et kõik, ütleme, võib-olla seal meie lapsepõlves oli neid loomajutte nagu rohkem, et alates on remuse juttudest, et ma ei tea, mulle tundub, et praegu tänapäeval kirjutatakse rohkem lasteraamatuid inimestest. Võib-olla mulle vale mulje jäänud. Lastekirjanikud, see on Kätlin, on inimestest on ju rohkem. Aga minule meeldib loomadest kirjutada, mulle meeldib loomi joonistada, sest nendega on nagu vabam ümber käia, et nende üle saab paremini nalja teha ja mul ei ole mingisugust kammitsat nendega, näiteks kui mul inimestega, ma arvan, et mul on, et inimesi joonistada on mul ikkagi väga raske, aga loomi andke ainult kätte. Selge, seal loomulikult ma lugesin läbi need jutud vahetult pärast seda, kui nad valmisid ja täna siis värskendasin mälu. Ja mulle tundub, et nad on kõik kuidagi niisugused head ja toredad ja kokkuhoidvad, et keegi ei saa kedagi ära seal. Ja seal pole ühtegi niisugust nugist, et kes keelab mingisugust käkki seal või nagu oleks mingi vembumees, kes ütleme nii, et läbi raamatu siis tegutseb ja viimasel leheküljel siis ta saab valgustatud ja kirgastud ja hakkab heaks. Et kas see on nagu tänapäeva lasteraamatut, ma tean, et seda küsimust kokku ei leppinud omavahel. Ühtegi küsimust nagu omavahel kokku leppinud, igasugust teile ütle. Kas see on tänapäeva lasteraamatut selline trend, et sellist nagu ütleme, et negatiivset kangelast nagu ei eksisteeri, keda saaks nahutada ja keda saaks siis lõpuks nagu õigele teele suunata?
ma selle trendi koha pealt ei oska öelda, aga mulle endale tundub, et pigem kirjutatakse tänapäeval või otsitakse just neid selliseid raskemaid ja tundlikke teemasid või proovitakse kuidagi aidata lastel lahata, no mingid, ütleme, surmateemad ja igasuguseid selliseid asju, mis võib-olla vaimse tervise teemad või midagi lihtsalt kimpus on, aga mina nii nagu sügav ei ole, mina olen selline lõbusa pealiskaudne inimene. Et siis ilma naljata, et see minule endale meeldis lapsena lugeda, minul pidi ikkagi nalja saama ja mingisugust seiklust olema raamatus ja siis ma arvan, et see, aga negatiivseid kangelasi või vägivallavabana ma ütlesin selle raamatu nagu teadlikult, et kui ma sellest nüüd tohin rääkida, et siis ütleme, et Eesti selline näiteks rahvusköök või on ja on ikkagi selline nagu lihakeskne, aga kui sul on tegelasteks loomad, et siis ja nad on ju kõik seal koos tegutsevad, et siis ma neid kuidagi ei suutnud üksteist sööma panna, et siis see oli päris suur väljakutse leida neid lahendusi, sest et mitte nüüd moonutada siis Eesti seda nagu rahvakultuuri või mitte kõigutada neid alustalasid ja mingit valeinformatsiooni anda, aga kuidas siis sellest mööda hiilida, et näiteks lihavõtted oli päris suur väljakutse, kus teadupärast värvitakse mune, mida mina siis kui esimest korda Elastana ajakirja tähekesele tegin, mille meisterkoolist ma teen. Aga kuidas sa paned need loomad seal nagu neid mune värvima, kõik me teame, et mis munad lihtsalt tulevad pisikesed, tibukesed on ju. Ja siis nad värvivad käbisid, sellepärast et mustreastas saadab jänese kuu peale, kui sa läheb ta mune värvimiseks laenama. Et siis ja toomapäeval ei sööda seapead ja kuidagi sai ikkagi niimoodi. Kes seda raamatut veel sirvinud ja lugenud pole, siis seal on 12 kalendri tähtpäeva ja Paasumaari päev. No ütleme niimoodi, et eks me mingisuguseid tähtpäevasid kõik teame ja mingil määral me neid tähistame, rohkem või vähem. Kui me ise ei tähista, siis vähemalt martidele teeme mardipäeval ukse lahti ja varume mingisugust provianti ja siis tuleb kohe kadripäev mingisuguse paari päeva pärast otsa ja siis peab jälle varuma provianti. Et kas sa ise pead mingisugust tähtpäeva nendest 12-st ja kui siis millist, jätame jõulud välja. Et ma tean, et sa jõulusid hakkad pidama augustis. Siis kui suvi on läbi, siis tulevad meil tuppa jõulu mingisugused kaunistused. Ma ei ole midagi imelikkust. Ma olen selline kõva teoreetik ja selline väga mage praktiseerija selle koha pealt, et ma ise ei ole Marti ja Kadrit jooksmas käinud. Ja ma ei ole kunagi elanud sellises majas, kuhu saaks niimoodi ligi. Et ei, ma ei ole väga suur praktiseerija, aga see ei tähenda, et ma nagu lugu ei pea sellest. Ma ei ole üldse väga tähistaja, et näiteks mu sünnipäeva ka tähistan iga 10 aasta tagant umbes. Et kogu aeg on võib õigused asju tähistada. Et aga Eesti sellest, ütleme, pärimuskultuurist ja juurest ma pean nagu väga kõvasti lugu. Ja sellest ka tegelikult, kui see raamatu mõte on ju, et teha seda kuidagi siis või anda oma panus selleks, et see oleks tänapäeva lapsele nagu omasem ja tuttavam on ju kõigi muu asjadega kõrvuti, mis praegu on nagu ma pakun need oluliselt populaarsemad, võib-olla isegi kui need Eesti rahvakalendrid tähtpäevad. Selge. Kui sa peaksid praegu midagi ühe peatüki, võib nimetada peatükiks, jah, ette lugema, siis millise sa neist valiksid? Ma olin selleks küsimuseks valmis, ma teadsin, et sa seda küsid.
et ma valiksin selle Hingede päeva loos, see oli kõige raskem lugu, mida kirjutada, sest kõikide asjade üle saab ju kõvasti nalja teha, siis kuidagi Hingede päeva osast tundus hästi keeruline, et see on ikkagi selline melanhoolne ja nagu harraspüha minu jaoks. Ja siis ma jätsingi selle nagu päris viimaseks, et me ei kirjutanud tegelikult seda raamatut järjest, et algas vastapäevaga ja siis lõpetati jõuludega. Et siis see Hingede päeva lugu jäi viimaseks, siis mul oli nii rõõmus, kui ma selle lahenduse leidsin ja mulle endale meeldib see lugu tegelikult kõige rohkem selles raamatus. Aga äkki sa siis loed meile ette selle? Ma võin lugeda see nii umbes reedani, nüüd ma loen seda lugu. See ei ole tegelikult. Päeval tibutas terve päev peenikest vihma ja pilvede all saabus pimedus juba päris varakult. Raagus okstel lipendasid veel viimased vaprad lehed ja hall udu rippus puude vahel. Metsas oli täna haruldaselt vaikne. Kõik ootasid küll esivanemate hingi. Iga loom mõtles täna neile, kes olid kunagi enne teda selles metsas elanud. Minu peres on kõik porajad maiasmokad olnud, muhelas karu, sättides lauale meekärja ja mõned marjad. Tulge maitsma armsad hinged, olge lahked. Ja teistes kodudes kaeti lauad ja aeparemaga. Kõik tahtsid, et hinged tunneksid end teretulnuna. Akendale pandi põlema küünlad, et valgus aitaks neil kodutee üles leida. Õhtul jäi vihm järele. Loomad kogunesid suure tamme alla. Süüdati väike lõkke, istuti tule ümber ja igaühel tuli meelde mõni lugu. Minu Vaaremaa oli kõige targem siil maailmas. Jutustas siil silmad uhkusest säramas. Ta oskas kõikidele nõu anda. Kui Kalevipoeg kord hiiglasega võitles ja oma mõõga ära kaotas, ütles minu vanaema, et vaata jalgad ette va pimesikk. Ja just siis märkas Kalevipoeg mõõkasamblasest paistmas. Loomad kuulasid aukartlikult. Sellest oli see keeposes kirjas, lisas siil. Tõsi või? Küsis rebane kahtlustavalt. No võib-olla see lugu ei trükkimata, tunnistas siil, aga kindlasti juhtus see päriselt. Minu esiisa oli aga kuulus muusik, rääkis hunt. Tema ulgumist oli kosta 7 mäe ja mere taha. Kord kuulis seda Saksamaal isegi üks peaaegu kurt helilooja, kes kirjutas ulgumise kiiresti maha ja pani loole nimeks Kuupaistes on naat. Eks minulgi ole millest rääkida, lausus põde rohkelt. Kas te teate, kes minu vanaisa oli? Kõik jäid vaikseks. Ta töötas jõuluvana saanipõdrana. Uskuge või mitte, ta oskas lennata ja oli kiirem kui keravälk. Igal talvel tuhises ta saani vedades läbi lumepilved üle kogu maailma ja seda lausa ühe õhtuga. Ohoo, ahetasid loomad, kõik olid vaimustuses. Minu Vaaremaa leiutas pähklivõi, ajas orav end puhevile. Talle tuli see mõte ühel vihmasel sügispäeval, kui kõik pähklid olid läbi liigunenud ega krõbisenud enam mõnusasti. Siis ta lihtsalt näris need puruks ja segas kokku. Loomad kuulasid jahmunult. Ja kas õnnestus? Küsis karu silmad ümmargused. Õnnestus nii hästi, et varsti tellisid kõik loomad temalt pähklivõid, rääkis orav tähtsalt. Hiljem müüs ta patendi maha ja ostis endale suure tamme, mille õõnsuses oli 5-kordne pesa ja isegi liht. Sellepärast ongi su saba nii siidine, ütles rebane pisut kadedalt. Minu esiisa oli aga tõeline suunamudija, ütles karu uhkelt. Ta oli esimene karu maailmas, kes otsustas talve unne jääda. Naine tahtis ta vaipa kloppima saata, aga vanamees oli laisk ja teesklaselt magab. Jäigi magama kevadeni välja. Kui ärkas oli nii puhanud ja heas tujus, et otsustas igal talvel sama teha. Nüüd põõnavad tema eeskujul kõik karud terve talve. Aga minu vanaisa oli kõige kavalam loom maailmas. Silus reban uhkelt oma saba ja viskas tulla mõned männikäbid. Loomad kergitasid kulme. Lihtne, selgitas rebane. Ta saatis teistele loomadele kirju, et ühes kauges metsas on puujuurika vahele kinni jäänud karupoeg, kes vajab hädasti paari korvitäit mune ja mett, et koju tagasi jõuda. Kui siis keegi talle toitu saatis, tänas ta ja lubas, et annab hiljem tagasi, aga muidugi ei andnud. Hiljem hakkas ta õnneks ausalt tööle, see reklaamikuruks. Tema leiutaski lauset just do it või meile keeles, et lihtsalt tee seda. Üks inimene kuulis seda pealt ja pani kirja. Nüüd teab seda kogu maailm. Kui lood said räägitud, tõusis hetkeks tuul ja puulehed kahisesid. Kuulsite, küsis orav, nad olid siin meiega. 1000 tänu tulemast, sosistas põde, me ei unusta teid kunagi.
loomad läksid vaikselt koju. Lõkke metsalagendikul õõgus veel kaua, nagu tänu tuli kõigile, kes kunagi metsas elasid ja kelle soojus seal edasi kestis. No väga lahe, see oli vist teada, kust on pärit. Tänandad on väga tähtsad ja populaarsed ja maitsvad asjad. Et see on ikkagi Eesti pärimus ja me ei ole kunagi kahelnud eestlaste võimekuses. Tähendab siis Eesti loomade muidugi. Nii, aga see on tõesti üks tore ja ilus raamat. Aga see ei ole sul nagu üldse mitte nagu debüüt romaan, nagu öeldakse. Et sa oled ju minu andmetel on see 3. sul. 2 tükki on juba ilmunud, aga mitte sinu illustratsioonidega. Ja mõned on veel nagu soojas. Ehk siis see elu muutub nagu selles mõttes ikkagi sinu tituleerimine läheb keeruliseks, et mis oled siis ikkagi vist eelistatakse ju öelda juba, et lastekirjanik Tuulike. Kas selle küsimuse kus küsisin, aga sa võid ikkagi vastata uuesti. Ma vastan samamoodi, ma nagu ei tituleeri, et see on nii keeruline. See läheb siis keeruliseks, kui sa pead kuhugi märkima, nagu kes sa oled, aga nagu õnneks tavaliselt ei pea. No tegelikult on see ikkagi, minult on ka küsitud, kes ma olen. Minul on ka identiteedikriis, et tahaks olla kunstnik. Minul ei ole kriisi. Minul on. Tahaks olla kunstnik. Räägime su kriisist. Ei, enam ei ole selleks siia tulnud. Aga jaa, tore, et siin on veel niisugune küsimus, mida on mulle ette antud, et mis me siis mida siis loodad, et lapsed raamatust kaasa võtavad. Ma ise pole seda küsimust küsinud, aga eks igaüks, ma vastan ise vist või, et igaüks võtab aga vasta sellega ka. Ma juba ütlesin, et loodetavasti mingisugust suuremat suhestatust, siis on ju võib-olla Eesti rahvakultuuriga ja võib-olla või kui väga hästi läheb, siis tänu eestikeelsele õppele üleminekule võib-olla ka Eestis elavad teistest rahvustest lapsed äkki saavad läbi sellise lustaka lähenemise võib-olla tuttavamaks Eesti siis sellise tähtpäevadega, kuigi ma arvan, et õpetajad koolides teevad ka head tööd, aga nad tutvustavad neid ilmselt sündmusi või toimub nende raames, et äkki mõnda last siis kuidagi toetab ka selline lugemine. Aga lõpetuseks, kas sa tahad rääkida nendest soojadest raamatutest, mis on soojas praegu? Sa ei pea neist rääkima, kui sa ei taha ära spoilida, aga võid ju paari sõnaga mainida. Ja minu meelest see viimane, mis ei ole veel isegi pealkirja saanud, on ju väga naljakas. Milline? No see üks loom, kes tahtis saada lauljaks. No see ei mõtetud alles eile. Aga jah, et praegu on üks jõuluraamat sündimas ja siis Regina Lutompere, väga suur au, illustreerib raamatut maailma kõige suuremast koerast, kellel on nii suur suu, et kui ta haigutab, siis linnud arvavad, et ta suu on koobas ja lendavad sinna sisse ja keda kutsutakse tihti New Yorki ja Tokyosse, sest ainult tema vahendab keelega pilvelõhkujate üle, mis jakraid pesema. Jah, aga siin on meil viimane küsimus ka, mis on mul juba küsitud. Ma rohkem seda ei küsi.
võtame siis otsad kokku. Keegi teine tahab veel küsida? Jah. Kas sulle meeldib raamatuid kirjutada? Kohutavalt. See on nagu kõige toredam asi üldse, mida saab teha. Ma tahaks küsida seda, et kas see on lasteraamat? See on lasteraamat, jah. Aga lasteraamat on minu meelest selline, mida lapsevanemal on ka tore ette lugeda. Et võib-olla lapsevanem vahepeal naerab natukene nagu teise koha peal. Aga peab olema tore. Et ma mäletan, kui ainukene raamat, mida näiteks minu laps oli nõus kuulama, kui ma ette loen, aga mida mul oli väga raske ette lugeda, sest ma naersin kogu aeg, oli Limpa ja Mereröövlid ja seda me tõesti lugesime nagu korduvalt. Ja see oligi, et minul oli ka tore, et me mingit sellist jamaraamatut vist ei oleks väga kannatanud selle all. Et nagu nali, minu jaoks on see nali on nagu oluline. Mul tuli ikkagi lõpu küsimus praegu pähe. Et kirjelda seda momenti, seda situatsiooni, seda olukorda, kus millises asendis või kus kohas on kõige mõnusam sul raamatut kirjutada või joonistada? Teab seda, see on tõesti provokatiivne küsimus. See on, mina kirjutan ja joonistan pikali diivanil, et mul ei ole ühtegi ergonoomilist tööasendit, mis on füüsilisele tervisele hästi kahjulik, et oled pärast väga kange. Aga väga mõnus on jah ikkagi oma elutoa diivanil seal ja siis, kui ma joonistan, siis ma kuulan mingid audioraamatuid kõrvale, nii et näiteks seda raamatut kõrvalt ma kirjutasin ja siis hakkasin joonistama ja seda raamatut joonistades ma olen kuulanud umbes 20 korda Ivan Orava mälestusi ja umbes 20 korda Rehepappi. Ja see peab olema mingi turvaline tekst, mida sa teed peast on ja aga ühtegi keerulist teksti ma nagu ei saa kuulata või ma ei alusta uut raamatut, aga see on selline, et ma midagi pean kuulama ja ma ei kuula kunagi muusikat. Vastupidiselt sulle. Okei, aga aitäh, Tuulike. Ütle veel lõpuks, et kes tegi selle imetabase tordi, mis praegu just tuli laua peale? Ei tea, Karel tegi. Minul on väga hea meel, et kuna minul on ka bänd ja minu bändikaaslane on oli täna kohe valmis siin tulema ilmestama meie koosviibimist, nii et siis kutsuksin sind nüüd siia. Ma kohe tulen ka. Jaa. Väga tore on siis tõesti olla. Meil on tõesti bänd Tuulikesega, me teeme lastekontserte. Selliseid, kus meil on väga erinevad teemad olnud, me siis kas mängime pilli, kas meil on aeg-ajalt ka taustal muusika, need olenevad kavastatud ja Tuulike joonistab siis seal kohapeal neid pilte. Põhiliselt oleme me teinud need Viimsi Artiumis, nüüd tegime ka Rakveres meeletu debüüdi seal Uku-Aru selles, päris lahe. Ja mul tuleb lihtsalt sellega meelde, et kui sa siin nii lähedal istud, siis ma mängin ühte para teile siia enne tordisöömiseks, kus mul ükskord publikus oligi, kõige lähemad inimesed olidki niimoodi. Ma mängin selle Gershwini Rhapsody in Blue esimese kadentsi ja ma mängisin seda esimest korda Saaremaa ühes koolis, kui ma olin veel tudeng, kes meil oli suur orkester kõik kaasas niimoodi. Ja siis ma mäletan, et meid oli nagu nii palju, et see publik oligi need, kui ma istusin, ma sain neid tatsuda praktiliselt niimoodi. Ja siis mäletan, selle esimese seas istusid ükskord teidemad tüdrukud, kellele väga nagu sobis, et me tulime, aga nad siis nüüd mingit emotsiooni või küsid välja. See on nagu geenid, siis olete, aga nagu niimoodi suur. Siis ma mäletan, kui ma lõpuks kummardasin nende sülde nendele. Ma olen dirigeerinud seda lugu, muide, see oli mu eksami, lõpueksami kavas. No vaat, issand, tore. Nii et ega meil Tuulikesega väga mõnusasti klapib, need kontserdid lähevad nii toredasti. Nii et ühesõnaga, mulle ma väga ootan seda. Ma tean, et need pildid on toredad. Ja teile siis üks väike kadents siia. Sellises, kas muidu Ivan Orava oli ka sellesse raamatusse? Muidugi siin ongi üks Ivan Orava.
me nimesid ei pannud muidugi loomadele, aga Orav on Ivan. Me ei saa sellest nüüd lahti, aga kõik on tugema hakkama, siis tuleb kogu see Ivan. Hea küll, vaata, kas siin on parem põhja. Vähemalt seda põhja juurde. Ja see on nüüd selline hetk, kus orkester on teinud oma sissejuhatuse ära. Sisse tuleb astubki klaveri solist. Ja see on mingi 102 aastat vana pala ja see sündis niimoodi, et Gershwinil läks väga hästi. Ta kuidagi oli rikas, edukas ja kirjutas kõik ilusasti, aga sõpradele tundus ka kuidagi raiskab oma elu natukene ära. Ja siis saades aru, et see Gershwin ennast ise niikuinii ei muuda, tegid nad siis sellise triki, et panid ajalehte kuulutuse, 6 aja pärast toimub George Gershwini klaverikontserdi esmaettekanne. Ja siis see Gershwin hommikul lööb ajalehe lahti, vaatab järsku mida, minu plakk. Ja saab aru, et sõbrad on teinud talle triki, mis tal üle jääb, hakkab seda kirjutama. Sõbrad on siis klarnetimängija ja trompetimängija, kättemaksus kirjutab väga raskeid soolosid nendele. Ja siis see esmaettekanne on YouTube'is olemas ka, nad mängivad mega hästi, nad mängivad lihtsalt nii elusalt, ilmselt nii hirmuga, et see on tõesti väga-väga äge. Ja hiljem juba seatakse sellest suur sümfooniaorkestri versioon ja sellest saab see ameeriklaste au ja uhkused sigatini muusikast. Ja siis lõpuks jõuab see ka tuulikest dirigeerimislauale, milleks sooritatakse ekstra positiivselt ja saadakse kätte ka tiitlo. No nii, orkester tegi ära ja tuleb sisse solist. tahab kõiki tänada. Ja kõike ja osasid veel eriti. Kes olid selle raamatu tegemisega seotud. Mul on, siin on ümbriku palgad. Siuksed suured. Mul on, nii, ma hakkan kohe peale. Kellel ma tegelikult tahan kutsuda siia oma pinginaaber Margiti ja mille pärast ta ei olnud selleks üldse valmis ja lihtsalt tal ajal seda poleks tulnud. Ja sellepärast, et tema teab must maailma kõige väiksamaid räpasemaid üksikasju, mida mitte keegi teine tea, aga tema on kogu öelnud, et kirjuta. Ja siis ka, kui me viimane kord kuskil käisime Viini joomas, siis ta ütles ka kirjutas, ma just kirjutasin. Siis hakkame näe, kes siin on. Ja siis on
Johan, nii. juba läksid ära. Ei läinud. mis paha? Kas seal vaatame Ukorus saime ju raha. me saime raha, jah. Rahvele selle Ukorus saab alati sulas. Ja siis on uskumatult mõnus on teha raamatut siis, kui sa üldse ei närveeri mitte millegi pärast. Et kus sul on niivõrd nagu hea tiim, nagu Koolibri tiim on, et sa ei ole isegi närvis, kui sa raamat trükki läheb, ei muretse, millisena ta välja tuleb, sest sa tead, et sa nagu kõik on nii nagu kontrollitud. Ja siis, kes seal siis tiimis on Kadri muidugi, nii. Aitäh võimaluse ja usalduse eest. Siis Pille. Pille, kes tuli 2 veiniga minu juurde koju kujundama lausa üks õhtu. Kas teil on mingit sellist kogemust? Ei ole. Ma tea, kas Margit on siin? Ikka on. Nii, Margitega on see tore lugu, et Margit on absoluutselt universumi parim toimetaja ja siis temaga meil on olnud selliseid pikki filosoofilisi vestlusi, et kas on, kuidas peaks ütlema, kas pepu, tagumik, taguots ja selles mõttes on me Karul, ütleme, me saime kompromissi, et ühes kohas on pepu, aga Karu ütleb jaanipäeval, kui tema ei saa üle lõkka hüpata, sest tal on jalad nii lühikesed, et taguots võtaks tuld, on ju. Ja Margit ei lase, keegi ütles just, kui me olime seal 25 kaunima raamatu seal žüriis, et ei no, et ühtegi raamatut ei lähe kunagi trükki, kus vigu ei ole, aga mina ütlen, et minu raamatutes Margit on toimetanud, seal ei ole vigu. Katrin, kes on nii, Katrin, kus sa oled? Täiesti turundamiskulu. Nii. Ja siis ma küsin, kas Triin Soona on, see ei ole Triin, jah? Teisalt tuleb. Et ma tahaks ka tänada Ärmatali fondi, mille siis eesotsas on Triin Soona, kes toetas selle raamatu kirjutamist. Ja siis ma tahan veel tänada ka Marju Kõivupuud, kes sest tegelikult väga suur vastutus oli, et mõtled küll, et tead sellest rahvakalendrist ja et aga kirjutada siis need naljajutud võid ju kirjutada tõesti, et värvitakse käpisid ja tehakse ma ei tea mida, aga iga loo ees on ka selline nagu tõsine pissikene ülevaade on ju sellest nagu konkreetsest tähtpäevast ja siis hakkasid mõtlema, et millal need jõulud ikkagi on. Kas te teate näiteks, ma ütleks teile, et teeme väikse testi, et me kõik teame, et millal on siis nagu vastlapäev või millal on hingedepäev, et 2. november niimoodi. Millal need jõulud on ja siis hakkad seda infot otsima, et kus nad on kirikukalendri kohta. Igal ühel oli ikkagi mingi väike omas, et 21 detsember kuni 6. jaanuar ja nii edasi. Ja siis ma palusin Marju Kõigupool, kes on rahvakalendri ekspert, kõik üle lugeda, et ühtegi jama sinna sisse ei läheks, nii et suur aitäh ka talle. Karelile ma ei anna mitte midagi praegu. Aga Karel on olnud see absoluutne esimene. Just minu vend sai alati keelduda ja tema ei lugenudki neid asju, mida ma palusin ta lugeda. Aga Karel pidi lugema, sest ta elab minuga koos. Ja siis, aga ta oli selles mõttes hea lakmus, et kuna tal on sama hea huumori veel kui minul, et siis ma nägin, et kui temal hakkas see vunts tõmblema mingi õige koha peal, siis ma sain aru, et see nali töötab, nii et
seda hingedepäeva lugu, siis see kõik ongi nii ühest küljest nii lõbus ja teisest küljest mõtlema panev ja liigutav ja täpselt nagu Tuulikas. nii et kui nüüd kokku kõik tõmmata, siis ootab karelitort ja teine tort, raamatutort ja siis saate Tuulikeselt autogrammi küsida ja üldse. aitäh, et te tulite.